Tarbimisväärtus tähistab loomulikult seda, kui palju meil ühest või teisest hüvest kasu on, kuidas me saame teda tarvitada ja kuidas ta meie vajadusi rahuldab. Vahetusväärtus, see tähistab seda, mis kursi järgi me ühte või teist hüve mõne muu hüve vastu vahetada saame. Ja juba selle mõistepaari looja, ma arvan, et ta oli ikka looja, Adam Smith, juhtis tähelepanu sellele, et tegelikult nendel väärtusmõistetel ei pruugi olla kuigi palju ja mõnikord isegi üldse mitte mingisugust ühisosa. Kasutan ta enda klassikalisi näiteid, näiteks õhk või vesi, millel on inimese jaoks täiesti totaalne, mõõtmatu ja igal juhul edasilükkamatu tarbimisväärtus. Ilma õhuta ma suudaksin siin mikrofoni ees vastu panna võib-olla 3 minutit, aga sellest ka viimane minut oleks suhteliselt ebamugav vastupanemine või tõmblev. Samas sellel hindamatul õhul ei ole peaaegu mitte mingisugust vahetusväärtust. Olemasolevate majandusskeemide puhul ma ei kujuta ette, et ma puhuksin õhupalli täis ja saaksin selle eest vahetada omale mingitki hüve kuskilt kioskist. Äärmisel juhul, kui miski läheb kaubaks, siis see pall, mis seal õhu ümber on. Seevastu nüüd briljandiks lihvitud teemant, millel ei ole tegelikult mitte mingisugust või peaaegu mitte mingisugust tarbimisväärtust, selle vahetusväärtus on jällegi ülisuur, määratu. Ja seda turuprotsesside reguleerumisvõimet iseloomustabki see, et turg reguleerib ennast alati maksimeerimise suunas. Aga ainus näitaja, mida tegelikult mõõdetakse, tundub olevat vahetusväärtus. Ja sellest tuleb terve rida haiglasi ja imelikke situatsioone, kus turg tegeleb põhiliselt pseudo- ja virtuaalsete vajaduste loomisega, samal ajal kui tegelikud vajadused jäävad rahuldamata. Kõikide teiste loengupidajate käest on Peeter Jalakas küsinud seda, et kuidas defineerida majandust. Mina mõistan majanduse all olevuste koostööd oma vajaduste rahuldamiseks. Kusjuures ma tahaksin kriipsutada alla, et mitte ainult inimeste koostööd, sest tegelik koostöö minu arvates saab toimuda ainult kooslustes. See tähendab, kui me midagi toodame, siis me peame alati jälgima ka seda, mis mõju on sellel tootmisel antud protsessi teiste osaliste peale. Aga nüüd, kui majandus toodab muuhulgas protsesse või situatsioone, mis olevikus või tulevikus ähvardavad kas inimvajaduste või siis koosluse teiste osapoolte vajaduste rahuldamist halvata, siis sellist majandust ma iseloomustaksin kas haige või sellise sihiteadliku röövmajandusena. On ju teada, et mitmed majandamise liigid, näiteks koloniaalriikides ongi ju tegelikult optimeeritud selle paikkondliku ressursi võimalikult kiire ja efektiivse tühjaks sammutamise peale, muretsemata selle pärast, mis seal pärast toimuma hakkab. Kohutavalt palju otsustab see, milline on üldine hoiak inimeste seas. Ütleme, nii kaua kui hoiak on selline, et väga cool on olla selline kallis ülikonnas lipsuga osav ja jõuline suli, kes sõidab kiires autos ja tegelebki sellega, et kellegilt teiselt vaip alt ära tõmmata. Kui hoiak on selline, siis loomulikult kõik lapsed kutsevalikul või vähemalt suur osa lapsi soovib saada selliseks suliks. Ja kui see hoiak on selle mentaliteedi suhtes kriitilisem, siis neid sulisid nii palju ei teki või nad vähemalt püüavad maskeeruda, püüavad nagu kampsunid selga panna, jah, teistmoodi välja näha. Igatahes see praegune turufundamentalistlik majandus või siis
turumajandus oma praeguses fundamentalistlikus faasis, kus me oleme, see tundub küll olevat üsna haige majandus. Ja mõnikord mul on täitsa kurb meel, et ma ei ole ei majandusinimene ega arst, ega psühhiaater, ega hingekarjane. Ja ma üldse ei oska arvata, mismoodi seda situatsiooni võiks proovida ravida. Ehkki mulle tundub, et oleks mõtet seda proovida küll. Ja võimalik, et selle tõve juur äkki peitubki nende turuseaduste sellises eksalteeritud ja fanaatilises monoteismis, ühevalentses arveldamises. Et majandusanalüüsi teostatakse peaasjalikult ühel teljel, lüüakse kokku erinevate kasvude kordajaid ja samal ajal ei tunta vähimatki huvi, mida see kasvamine veel endaga kaasa toob, sest on väga tõenäoline, et kui miski kusagil kasvab, siis kusagil miski ka kahaneb. Ja siis ma olen veel mõelnud, et võib-olla saaks niisugust palavikukriisi leevendada kuidagimoodi sellega, kui nüüd seda mõõttühikut, seda rahalist ekvivalenti mingil kombel mitmevalentsemaks muuta ja seda skaalat ruumilisemaks venitada. Näiteks kui me inimsilmale nähtavas maailmas mõõdame lineaarselt midagi, ainult ühel skaalal, siis me saame tavaliselt otsustada põhiliselt selle üle, kas valgust on nüüd rohkem või vähem. Me saame seda ka reguleerida. See nupu abil keerata lampi pimedamaks või heledamaks. Ja ühtlasi me võime siis defineerida näiteks hallskaala gradatsiooni. Pimeda üleminekut heledamaks ja vastupidi. Kui meil nüüd läheks mingisuguse viguriga korda võimelda ennast välja mõnele teisele lisaskaalale, siis me saaksime defineerida juba ka näiteks selle valguse kromaatilist olemust. Näiteks selle valguse spektraalkoostist, värvi, mida iseloomustab valguse laine pikkus. Ja siis, kui me mõõdame üheaegselt mitme skaala abil, siis me näeme, et valgust iseloomustavad peale kromaatilise skaalaga eredus ja küllastatus. Ja kui me siis veel peaksime vaatlema üheaegselt erinevaid valgusi, siis me võime jõuda isegi kontrasti ja kooskõla mõisteteni. Siis tegelikult need on ju kõik täiesti ratsionaalselt mõõdetavad parameetrid ja numbriliselt väljendatavad, täpselt samamoodi nagu finantsatribuudidki. Ja on üks selline päris huvitav mõte, mida mõnda aega juba Marek Strandberg propageerib, et nagu ettevõtete ja riikide majandusbilanssi kaasa haarata ka selline mõiste nagu eluruum või keskkonnasurve, mis tegelikult samuti koosneb arvuliselt ja ratsionaalselt väljendatavatest suurustest. Sellel mõttel minu jaoks tundub olevat sees päris tugev iva, sellepärast et see võimaldaks senisest tunduvalt efektiivsemini kirjeldada nagu neid protsesse, mis leiavad tegelikult aset, kui me midagi kaevandame, kui me midagi toodame, kui me midagi vahetame. Ühesõnaga, kui me majandame ja teeme nii või teistsugust koostööd oma vajaduste paremaks rahuldamiseks.